Tere tulemast Baltic Pride'ile. Nagu näha, on tänavune Baltic Pride hoopis teistsugune. Enamus üritusi toimub veebis, suuri kogunemisi ei ole ja välismaalt külalisi ei tule. Aga Marina tuleb Brüsselist ja Vaido tuleb Soomest. Muidugi on selle põhjuseks koroonaviirus, mille tõttu on maailmas ära jäänud 100 Pride'id. Kuidas meie selle otsuseni jõudsime, et kolida oma Baltic Pride'iga enamuses veebi ja teha seda väiksemalt, saad lugeda meie kodulehelt lgbt.ee. Aga juunikuu on Pride'ikuu ja meie tähistame seda ikka. 22. kuni 28. juunil toimub Baltic Pride Safe and Special Edition. 22. juunil ilmub meie tervitusvideo, mida sa praegu just vaatad. Õhtul vestleme Marina Kaljurannaga meie Instagramis. Samuti kui oled Tallinnas, saad minna Queer Planetiga filmiõhtule. 25. on EHPV avatud uste päev. 26. juunil saad mõnusalt lõõgastuda queer joogaga. 27. on meie suurüritus Global Pride 2020, millest saad osa võtta veebis. Samuti saad sellel õhtul minna X-baari pidutsema või siis päeval tulla sinna lippe ostma, niisama mõnusat ilma nautima ja minuga näiteks juttu puhuma. 27. on ka Sveta baaris pidu. Ja 28. toimub Tallinna LGBT+ ajalootuur. Terve selle nädala jooksul saad osa võtta ka Kuldillakust. Kõikide nende ürituste kohta leiad rohkem infot meie Facebookist. Kui me veel planeerisime Baltic Pride'i, siis me valisime teemaks perekond. Perekond selle kõige laiemas mõistes. Bioloogiline tuumikpere, valitud perekond, kogukond, kuidas kellegile. Teema on Eestis ikka veel aktuaalne, sest LGBT perede õigused ei ole täielikult kaitstud. Ikka veel peame rääkima sellest, et kõik pered on olulised. Ja ikka veel elame ohu all, et valitsus meie õigusi tahtlikult piirab. Selle näiteks on järgmisesse aastasse planeeritud rahvahääletus, millega tahetakse meie põhiseadust muuta nii, et see LGBT kogukonna õigusi veel räigemalt piiraks. Kuna paljudele meeldib meist rääkida, aga vähestele meeldib meid kuulata, siis on Baltic Pride'i selleaastaseks läbivaks visuaalseks jooneks jutumullid. See tähistab, et meil on mida öelda ja meil on oma hääl. Seega räägi oma lähedastega, räägi oma töökaaslastega ja eriti räägi nendega, kes veel täpselt aru ei saa, miks on olulised LGBT õigused, miks on Pride oluline ja mida see kõik meile tähendab. Ja räägime sellest ka sotsiaalmeedias. Jaga oma Pride'i postitust teemaviitega Baltic Pride 2020, et me ikka üksteist üles leiaksime, hoolimata sellest, et me ei saa külg külje kõrval koos olla. Sest olgem ausad, meil on tegelikult palju. Kui 2017. aastal marssis läbi Tallinna pea 2000 inimest, siis sel aastal oleks meil kindlasti veelgi rohkem olnud. Nii et püsime ikka koos. Ja kui me räägime Pride'ist, siis peame ikka meeles ka selle ajalugu. LGBT+ inimesed on maailmas alati olemas olnud ja eri aegadel, eri kultuurides on meid ka aktsepteeritud ja ühiskonnaliikmetena isegi hinnatud. Kuid läänemaailm on meie vastu väga karm olnud. 1969. aastal New Yorgis toimunud rahutused näitasid, et kogukond oli sellest ebaõiglusest lõplikult väsinud. Kogukond hakkas vastu politsei vägivallale ja tegi seda nii võimsalt, et sellest sündis Pride'i liikumine. Kusjuures seda liikumist juhtisid suures osas tumedanahalised transhoolised inimesed. Ja me toome seda välja sellepärast, et meil oleks meeles, kui me jälgime, mis praegu USAs toimub ja tegelikult ka kogu ülejäänud maailmas. Rassism ei ole võõras ka Eestis, samamoodi nagu LGBT+ inimeste vastu suunatud vaen. Ja vaen mingi inimgrupi vastu ei ole ainult vägivald. See on ka pilgu ärapööramine, kui me näeme ebaõiglust. See on teadlikult enda teadmatuses hoidmine, kui teised üritavad meile näidata, mille all nad kannatavad. Mitte keegi meist ei ole eelarvamustest vaba, aga igaüks meist saab kuulata, õppida ja olla homme targem, kui oli meile. Nii et tähistame koos Pride'i, oleme solidaarsed ja teeme nii, et homme oleks parem. Soovime kõigile toredat Pride'i nädalat!